No tere jälle siis. Põhimõtteliselt on juba esimene töönädal on möödas. Ma ei jõudnud teha videot varem, sest et lihtsalt mega kiire oli terve eelmine nädal enne töökoja saamist, siis töökoja eelne nädal oli räige. Ma ühe klipi tegin sellest, aga ma ei hakka seda järgi rääkima, sest põhimõtteliselt ma tõmblesin terve nädala. Aega polnud üldse mitte millegi jaoks, et jah, seal sai vist äkki toodud, ma ei mäleta enam, kas ma tein Tiidule Roilu ka see nädal või oli see eelneval nädalal ja sellest ma olen juba rääkinud või mitte. Aga igatahes, töökod on olemas, esimene nädal on möödas, tööd on rämedalt, siin töökoda on rattaid täis, müügisaalis on veel klientide rattaid ja esmaspäev tuleb veel juurde. Täna on 30 mai või, laupäev. 30 mai, aga mis päev täna on? Jah, laupäev, 30 mai laupäev. Vaatame alguses tabelit. Milline see tabel siis lõpuks jäi? Siia on vaja üks parandus teha veel, sest millegipärast 7 eurot jõudis natukene, või 5 eurot jõudis sutsukene hiljem. Ma ei tea, kas võib-olla Mikk tegigi selle hiljem, aga 5 tuli veel üle, et 8,947 eurot ja 30 senti jäi siis lõppsummaks. Siin sai veel viimases streamis, mis ma tegin siin töökojas, sai ka veel viimases äkki. Keegi pakkus välja, et võiks mingid tonasärgid ka saada või siuksed asjad. Ja siis mõtlesime, ma mõtlesin, et äkki alates 200 eurost kõik, kes üle on kandnud, siis saavad endale mingisuguse särgi ka Motos Merese logoga näiteks ja mingi toetaja tekst või mingi siuke asi, et see on siuke erilisem särk siis. Kuna selle kohta videot oli tulnud, siis ma ei tea, kuidas keegi tunneb. Kui keegi tahab veel 200 tulla, et saada särki, võib teha, aga ütleme nii, et kas see tasub ära, et järgmine, kes ongi, on 29 eurot, siis on Kaimar 40, et see on liiga palju. Tegelikult on lukus asjad. Aga jah, Raiko tegi veel ümmargused tonni ära siin ja ikka kõva värk. -8 päeva töökojani. Aga jah, põhimõtteliselt seda tabelit enam ei näe. Et ei ole siin midagi näidata. Et nii on lihtsalt. Aga kummast otsast alustada? Alustame siit või? Paneme lainurka natukene, kas ma saan, lainurgaga veits parem. Alustame siit kõige järjest. See on põhimõtteliselt töös olevate rataste nurk. See on kaua siin olnud, see on veel kauem siin olnud. Põhimõtteliselt selle ma teen järgmine nädal või see äkki striimi ajal ära. Võib-olla mitte, ma ei tea täpselt, mis järjekorras asju teha. Igatahes, töös. Selle läksid väljad värvi, töös. Siin ongi kõik, mis siin on, kõik sain kaasa, mingid sumpsid, mingid väljad, mingi igast pukke asju, igast asju. Van ütles ka, et kunagi või teha siin mingi päevakese, kus vaatad üle, mis siin on, mis siin vaja ei ole ja värke. Tagapukk, seal on siis veel pukke, see on minu oma, need on teiste omad. Sinna läheb üks veel, mis on praegu seal all. Ja jah, mõtlesin, et võib-olla kuskil äkki kas siia seinale siis teha need 100+, kes on tonand. Kes on 100+ tonand, siis hakake saatma motomeedic@gmail.com enda portreepilte. Mõned üksikud on tulnud, aga nüüd täiega hakake saatma neid. Ja kleepsud on valmis, toetaja kleepsud. Kõik saatke oma asukohad, kus te olete ja kus te asute, et kes tahab Tallinnas käest kätte saada, siis ma arvan, kas ma saan ema kätte äkki anda, saab Tallinnas Nõmmelt kätte ja värgi minna või siis võiks kuidagi nii saada, kui Tartus on hästi palju inimesi, siis seal kuidagi ühele saata ja siis jagatakse need laiali. Et 200 kleepsu sai välja prinditud, palju tonajaid oli, seda ma ei tea, aga kleepsud on valmis. Kunagi kuskil äkki näitan pilti ka, ma ei tea, lasen õel teha, aga mitte selles videos, sest selle ma panen siin täna eksportima, kui ma laivi hakkan tegema, streamima ja ka siis pärast üles laadima. Siin on kiire net ja saab kiirelt tehtud. Vot.
Aga jah, 100+ tonevate portreed äkki kuskile siia seina. Täpselt ei tea veel, aga vaatame seda asja. Siis tööriistakäru mul siin. No igatahes ma tegin ühe suuremat sorti kolimise, kõik minu riiul põhimõtteliselt minu asja täis. Siis Andersi omad, rootslase omad, need on töös, need teeks täna tegelikult striimi teema ongi, et saaks selle trimmeri kas või tööle täna normaalselt. Aga siin on siis see ruum, mis on praegu prügiruum, põhimõtteliselt see riiul tuli siit seinast, ma panin siia enda asjad, riiulid. Ja vot, siin on tõstuk, see on helikindel ruum, siit tuleb see alla, mootorratast jaoks on vaja sükest ruumi. Siit peab eraldi väljatõmme olema, mis läheb siis plaks sinna ja otse katusele. See on nõutud mootorratta töökojal. Aga jah, ega siin rohkem midagi ei ole, seda põhjust ei kasutata, Juan ei kasuta seda, pole vaja. Siin on veel tööriistasid asju, minu asjad, mõned, no minu asjad. Siin on vist kõik minu asjad, peaaegu mõned siin on Juani asjad, noh, nii-öelda minu asjad tegelikult, nüüd on kõik minu asjad, et siin ei ole midagi, noh. Kõik, mis siin on, kõik siin kaasa, et siin on kõvasti asju. Seal on üks mingi kallim diagnostiseade, mida ma tööle ei saanud arvutiga, et proovime XP-ga järgmine nädal teise arvutiga. Siis siin Kimco nõuab, et aastas tellida neilt õli, siis on mul siin 12 1-liitrist potsikut, mis maksab, siin on kõik hinnad käibega, 4 või noh. Väga vabandan, Birgiti kõne tuli vahele, igatahes. Hispaanias on kõik hinnad, märgitakse see hind pluss käibemaks juurde. Kõigil on niimoodi, kõik hinnad, mis öeldakse, on pluss massiva põhimõtteliselt. Aga Kimco nõuab, et siis aastas neilt õli tellida mingi koguse. Siin on 12 1-liitrist Worksi õli, mis on siis Repsoliga koostöös. Minu Repsoli õlid põhimõtteliselt. Siin on õhufiltreid hunnikutes. Minu omad ja tema omad, mis teil jäid. Siin on siis neid rolliolisid. Jah, noh, tavaliselt mingid 10-40 õlid. Õlifiltreid. Mõned, need RC-d on kõik minu omad, ülejäänud on siis, mis Juan siia jättis, võib-olla see on ka minu oma. Igatahes, no megalt asju siia jäänud. Minu pukk, tema pukk, mitte minu oma. Vot, siin hunnikutes asju, see on töös. Siin, no see on põhimõtteliselt minu riiul. Mõned kliendikiivrid, Juani kiivrid, mida ma ise ka kasutan, eile sai sellega peenestatud VFR 1200-ga lastud päris korralikult, sest et oli vaja testida. Väidetavalt üle 5000 pöörde ei läinud ja mootorid üle põles. Me korra saime põlema, vanad veakoodid loetud sealt, aga panime kirja, aga rohkem ei ole tööle saanud neid veakoode, et näha, mis laivis päriselt viga on. Ja jah, siin on siis siuke, siin on praegu prügihunnik, ma täpselt ei tea, kuhu ta neid viskab, ma pean neid veel küsima. No, pappi ma tean, seal õues on kaugemal, pole tähtis. Siis järgmine ruum, siin on meil WC, siuke tavaline ilma prilllauata, mida oleks vaja. Boiler, dušinurk, kus ma pesamas käin, see on vaja ära vahetada siin, see on päris rõve. Ja ega midagi, rohkem ei olegi, tavaline WC siin. Siis, siin, kõik tööriistu täis, siin tööriistu täis, siin tõmmitsad, kus ta teised on nüüd? Siin tõmmitsaid ja siin on megalt veel tõmmitsaid. No igatahes kõik kohad on mingisugused tööriistu täis. Ma kõike veel ei tea, tähtsamad on meelde jäänud, kus on, mida palju kasutame. Siis siin on kontoriruum. Siin on rämedalt mingi vanasid asju. Siin on meil küünlahunnik klientidele müüa ja endale võtta. Siis siin on minu asjad, selle eest ma pean tegelikult maksma siin eestlasele raha, sest et vale sidur sai tellitud, tellisime uue. Pean talle ära maksma. Kunagi ei tule, kui mul rohkem raha on. Praegu ma olen vaene, väga vaene. Siin on pirnihunnik ja ma ei tea, mis siin on. Igast veel mingi elektrimanti, veel pirne asja. Aga jah, siin on täis asju, siin on arvuti, siia sai kohe esimene striimipäev toodud ruuteri juurde, sest internet on siin päris halb. Seda arvuti ma ei ole tööle pandki, ei tea, mis seal on, all on safe, seal ma olen põhimõtteliselt sente sees ainult, et raha tagasi anda klientidele.
ja no ega siin ei olegi rohkem, siin on nurk, tunked ja särk mul, tööriided. Ja siis, kus lamp ka kustu. Siin on siis see, kus põhimõtteliselt arveid teeme. Siin on arveid saab siin teha, kus on siis Motosmeeres kõik minu nimed, andmed siin. Ja siis põhimõtteliselt arvenumber, kuupäev, kliendi nimi, kus ta elab, TNI ehk siis isikukood, mis mudel on ja kõik siuksed arvened. Siia paneme kirja, kui keegi tahab midagi töösse tuua, siis on siin need olemas. Ja siuke ongi, selles mõttes siin on veel tööriistu, seal on veel mingid manti. Siin on akud, mingid akud alati hoida siin, igast ühest ühte, midagi ära läheb juurde tellida. Siin on väiksed helifiltrid, teises kohas suured, mingid minu manti, siin saab asju pesta sees, siin on veel tööriistu, see on täielik minu riiul. Siin on veel mõned minu asjad. Siin on rihmad, seda peab alati ühte vähelt sees hoidma, sest et Burger Kingi rollud kasutavad neid. Ja siin on hästi. Siin on põhimõtteliselt rehvid, seal on üks tutter variaator, ma ei tea, mis mootorrattale pole vaadanud. Mingid asjad paigast liikunud. Siin on siselohvid, siis hunnikutes mingisuguseid alati koha peal hoida. Siin on veel, ma ei mäleta, mis siin on, mingi elektrimant ja kõik. Rehvipink, kus saab rehve maha võtta siis ja uusi peale panna. Sellega pole midagi öelda. Siin veel tööriist. Siin on klapivahe neid, siin on veel. Siin suur kompressor, mille võikski varsti sisse lülitada, ööseks võtab välja elektri ja paneb paagi ka kinni, et ei lekiks kuskile. Ja siin on siis see põhitöölaud, kus elu käib, kus saab igast asju teha. Megalt tööriistu. Siin all on, siin on jahutusvedelikud. Ma ei saa lahti seda. Jahutusvedeliku see, siin on lihtsalt mingid, ma olen enda õlineed siia pand ja mingid tühjad need kankud põhimõtteliselt. Tööriistu, ma ei tea, mis seal taga on. Ma ei ole sinna nendesse asjadest taha vaadanud, ma pole aimugi, mis seal on. Siin mingid miljon asju. Õhupüssi need, hea asi, mida kasutada. Ja jah, võtsin kõlarid kodust kaasa. Aga vot siuke teema siin, need kõlarid on siis suht lambid siin, seda ma ei kasuta. Ma peangi vaatama, kuidas ma selle nüüd paika panen. Siis tuleohutus, see pandi tutter siia, kuna oli vaja, vana juba. See on imur siis siin toas, et kui ratta käima paned, siis paned sumpsile selle järgi ja liigub üles alla ja saad seda välja imeda siis paha haisu. Siin on see põhisee nurk siis, kus siis mootorrattad peal on. Niimoodi me siin neid teeme. Või mina teen nüüd, kuigi Juan on terve nädala käinud siin mul abis. Mõnda tööd teeb ka, mingid kiiremaid asju, mingi rehvi vahetus ja raha annab kõik mulle. Palun ära helistama. Kell on nagu 6 laupäeval. Ma ei tööta laupäeval siin. Igatahes, nüüd ta heliseb siin, lähme siis eemale, et äkki nii palju kuuldele. Kes see, ma ei võta vastu ka põhimõtteliselt, sest et ma ei saa selle rääkimisega nii hästi hakka veel. Ja siis ma pean juba järgmine nädal, lähme Hestaria juurde esmaspäeval, siis ma pean võtma Federica tööles ja kuna Birgit ei saa piisalt tihti käia siin, ainult päeval hommikuti, millest on vähe, klientidega on siin megalt suhtlemist vaja, telefoni vastu võtta, nagu praegu helises, varuosasid tellida otse internetist, sest niimoodi saab, või no mitte internetist, vaid helistades otse siis sinna, kust ma praegu tellinud on, siis nad ise otsivad välja, ütlevad kohe hinnad, saab kohe kliendile hinnad öelda ja kõik siuksed asjad, et siis on mul selle abi vaja, ma lasen tal siin mingi sotsmeediat teha. Federica on siis Pablo tüüruksõber. Et jah, ja siin on siuksed programmid, mis see programm on, võtleme siis praktikant, apprentice või mingi siuke, et jah, põhimõtteliselt praktikandi need nõudmised, alla 30 aasta vana, peab olema töötuna arvel, ta just tuli töölt ära, ta on nüüd mingi 25 päeva või natuke peaaegu 6 aega olnud töötu, ehk siis idekalt sobib ja
siin on, ma ei saa hakkama üksinda sellega, sest inimesed tulevad, kliendid. Ma olen pidanud telefoni vastu võtma, ma olen pidanud kliente vastu võtma. Otse päriselt on kergem natukene kui läbi telefoni, siis ma olen proovinud niimoodi, et äkki saab WhatsAppiga suhelda. Aga jah, ma ei saa hakkama, lihtsalt seda on liiga palju ja igast, kui ongi keegi tuleb vaata mootorratast sinna, tahab osta, siis on parem kui keegi, kes räägib hispaania keelt ja siis peab praegu natuke selle peale raha kulutama, et nii kaua kui mul keel saab selgemaks ja ma saan sisse elatud, sest et esimene nädal oli päris julm. Nädal lõpp juba hakkas paika loksuma, aga jah, Juan on koha peal, tema võtab, siis on telefoni vastu võtnud ja aitab mul arveid kirjutada ja kõik siuksed asjad. Aga ma pean palkama Federica ametlikult tööle, sest et mul on seda abi vaja alguses. Et üks lisakulutus jälle juures, aga see tasub endale. Vot. Nüüd, mis veel? Põhimõtteliselt lähen vaatame müügisaali äkki siis üle. Teeme väljas ka ühe klipi. Siuke töökoda siis on. Siuke tänav. Põhimõtteliselt vana vist peatänav pidi olema, nagu ma aru saan. Ja siin siis niimoodi käib. Praegu ma sain hea parkimis kohe Audi taga seal. Aga muidu ma olen natuke eemal. Aga võt, siuke maja, siuke koht. Ja lähme viskame pilgu siis peale, mis poes toimub. Hakkame kontoris kohe pihta siis. Mis siin kontoris on? Väike arvutinurgakene, kõik olid siin varem sees, printer, skänner olemas. Ja siis on, kus siin on kaamera ja liikumishanduriga see väike liikumishandur kaameraga õigemini, millest saab siis vaadata läbi äppi asju. Siin on väike mingi proovinurgakene siuke tehtud. Külmik, kus hoian mingit söögimanti natukene ja mõned joogid siin. Mikrokas jäeti siia ja igast rohkem ei olegi ja siin jälle mingid starterid, mingid varuosad, ma ei tea, siin lihtsalt igal pool midagi vedeleb, no megalt asju. Ja jah, siin on siuke äge see, mis Juanil keegi tuttav on valmis keevitanud siis siukse riidepuu. Vot, tavaline kontoriruum, siis ütleme nii. Mitte midagi erilist. Üks lamp ainult mingi lülitab sisse vist või ma ei teagi, mis ta teeb, siukest imelikku virinat teeb. Need peab välja vahetama siin. Võtavad megalt vist pidid kütma ja megalt pidid elektrit võtma. Aga see on siis praegu siuke müügisaali pool, et siin on suhteliselt tühi, siin on veel mingeid asju, mul on siin mingeid asju, mis ma kodus kaasa võtsin, mida võiks ja üles riputada, müüki panna, et saaks riiuleid lihtsalt täita ajutiselt. 2005 aasta rehv siin Dunlopi selles riiulis, pole vist teemaks läinud. Siis see on kliendiratas, ainult 2 tükki ongi praegu, sest et mingi 2 vist või 3 läks eile ära juba. Et sellel on vaja mingi starteri mootor vahetada asjad. Siis siin on ühed püksid, 3 jakid, need tõi siis Kimco tüüp, et oleks natuke siin rohkem asju, mida vaadata, et ei oleks nii tühi. Ja seal samamoodi kõik need kiivrid on ta ise toonud. Jalatsid on Juani ajast jäänud ja siuksed asjad, et ta ei võtnud midagi kaasa. Siin veel jalatseid, püksid, mis iganes siin on. Ja seal siis mõned kindad ja ma ei tea, mida iganes. Vot, aga ega siin rohkem midagi olegi vaadata. See on kliendi oma, mis on müügis. Sellest tahaks teha normaalsed pildid ja panna kuskile müügiportaalides üles, sest praegu lihtsalt seisab siin, keegi midagi ei tea sellest. Et äkki saab natuke paremini müüdud. Ja siin siuke letpi müügis siis kohe, millele saab pealistada ja mis on okei. Ja täitsa, praegu on siin ainult rollud põhimõtteliselt. Tahaks mingi Naked'i ka saada Sonteselt või millegi. Käisime Sontese tüüpidega rääkimas, siis ütlesin ka, et võiks tulla mingisuguseid Naked'id ka, aga tundub, et rollud vist müüvad siin paremini. Üks osteti ära ka. Sellest siis uuem variant vist oli äkki Sontesest. Äkki ma nüüd ei mäleta. Igatahes üks läks teemaks. Siin pole kirjas, mis see on täpselt, aga pidi aega võtma natuke, et kohale jõuab. Siin ei ole kirjas kuskil, mis ta on täpselt.
aga nii on. Birgit siia printis veel siis infopaberid välja 3, et oleks olemas. Kui keegi tuleb vaatama, siis on kohe hea. Noh, ei pea kõike meilt küsima, kuigi kõik infod on netis olemas tegelikult. Vot, aga siuke ta on, siuke töökoda. Esimene töönädal on möödas. Saime oma sellega ikka, pidin pangas käima. Et nüüd on see olemas. Siin võib tuleda. Aga jah, põhimõtteliselt ega midagi ei olegi töökoda käes. Ma proovin siis iga nädalaselt mingisugused videost tegema hakata. Raske öelda mille kohta, sest et ma päeval võib-olla iga õhtu proovin, aga vaatab. Sest et iga päev, kui ma lõpetan töö tegemise, siis ma pesen põrandad puhtaks töökojas. Ja siin ei ole praegu õnneks nii palju käidud veel. Aga pesu on vaja teha, et ilus. Kõik põrand oleks puhas, mopiga käin üle, tööpinnad, tööriistad üle puhtaks. See on kõik nii ilus selle, see peab olema jääma puhtaks. Aga jah, ma ei tea, kuidas need videod tulema hakkavad. Praegu on siuke veel pingeline kiire aeg, sest et kõike tuleb nii palju peale ja kõik on nii uus ja värske, et raske on seda kõike vastu võtta kohe ühe korra ja ühe nädalaga. Et siin mingid päevad olid veel poolikud, sest Birgitil on mingid tööotsad, mida ta peab tegema 6 aega ette teavitamise ajaga. Et ootas igaks üks viimase hetkeni, et ikka kõik oleks kindel, et ma saan töökoja värki. Aga nii on, praegu ma ei oska midagi rohkem rääkida. Ma lähen streamima ja siis seda videot üles laadima, et saaks homme midagi lõpuks vaadata ka. Aga nii on, saatke mulle siis oma aadressid või vähemalt kust elate, siis peame, saatke kõik motomedic@gmaili.com kõik oma, siis mis ma tahan saada nüüd. Portreepildid, kes on 100+ eurot kandnud. Ei pea olema portreepildid, võivad olla eemalt pildid, kus on Elari saatis näiteks, kust on jääaugus, Karmelita saatis, kust on tsikli peal näiteks varustuses. Ükskõik mida, saatke lihtsalt, kust te ise olete peal ja paneme neid seina peale ja minge. Ja siis kõik, kes on midagi tonanud, ükskõik mida, kõik saavad endale toetuskleepsu siis ühe. Et sellega on hästi. Aga davai, tšau siis praegu.